1974. aastal sai Saaremaal kokku rühm aktiviste, kes otsustasid, et Saaremaal peab toimuma ralli. Samal aastal saigi toimuma Tehumardi rahvaralli ning sellega oli pandud algus traditsioonile, mille vilju saame me täna aastal 2007 nautida, mil me tähistame Saaremaa ralli 40. juubelit. Algav saade vaatabki tagasi Saaremaa ralli ajaloole alates aastast 1974 kuni tänapäevani välja. Saaremaa ralli on oma kindlal kohal Eesti rallide hulgas. See on hooaja viimane ralli, tihti selguvad siin meistrid, jätkub rõõmu ja jätkub ka draamat, ühest korralikust lõpupeost rääkimata. Saaremaa ralli 40. juubel tekitab ka natukene segadust. Kui võtta aluseks see, et esimene ralli sõideti Saaremaal 1974. aastal, siis peaks see olema 33 aastat Saaremaa rallit, kust aga tuleb numbert 40. Õige mees seda seletama on Slavik Põstrov, kes oli ralli hingeks kuni 90. keskpaigani. Õige 40. kord toimus sel aastal 2007, sest meil oli jõudu jaksu teha esimestel aastatel ka 2 rallit. Üks oli kuskil maikuus, teine oli novembris traditsioonilist. Paar korda oli rahvaralli maikuus ja siis me lõime eraldi veoautod ja sõiduautod. Mismoodi alustati Eesti pikima traditsiooniga ralli korraldamist? Ja minul oli autobaasis hea kolleeg oli Aleksander Tiidus. Tema oli vana veteran ja ütles järsku ühel hetkel, aga sõbrad, 30 aastat tuleb ju suurest võidust. Tol aastal, see oli aastal 1974. Ja miks mitte Tehumardilt, kus on ausammas püsti. Algus, mina ütlen, et mul oli pisike tõrge, et kui sai natuke uuritud seda ajalugu ja tähendab materjali vaadata, et mis siin siis toimus, sest ega keegi isegi sel käesoleval hetkel ei tea täpselt, kuidas see toimus ja mis ta toimus siin. Siis selgus, et tegelikult on siin surma saanud kõige rohkem Eesti oma mehi. Ja miks siis mitte selle nimel? Ja panime selle kirja ja läkski läbi see nimetus. Läkski läbi, sest see esimene ralli, rahvaralli, mis toimus siis 23-24 november aastal 74, oligi pühendatud siis suurele võidule 30 aastat. See oli nagu lipukiri. Tänasel päeval Kuressaare lähedal Jurna turismitalu pidav Mati Tarvis oli algaastatel orgkomitee esimees ning tal olid toona nii mõnedki asjad ralli juures üsna segased. Tohutu üllatus oli see, et meie põlvkond mäletab, et sõiduautod ju müüdi lubade alusel. Ja nüüd tuleb üks mees, eks ole, uksest sisse, ütleb, et eraautojuhid, et need, kes on lubade eest omal autot saanud, eks ole, et need tulevad nüüd praktiliselt ennast neid autod sinna lõhku. Ma ütlesin, et see pole võimalik, nii rumalat inimest ei ole üldse olemas. Aga kui start oli, siis minu meelest oli seal kuskil 50 ringis oli neid autod. Esimesel juhendis olid ju hakkasid pihta Saparosetside klass, Moskvitside klass, täis eksootika praegust oli inimesed teagi, noored. Siis olid Volgad, vana Volga veel 21-24, siis oli Kass 69 ja siis olid esimesed Sigulid juba 2001 ja 11 ja 01 ja 03. Esimese ralli võitjateks olid Toonart Rääsk ja Urmas Silm Tartu Automist. Toonane ralli erines aga kardinaalselt sellest, mida oleme tänapäeval harjunud nägema. Rallimehed pidid ennast proovile panema väga erinevates olukordades. Tol korral olid väga palju lisakatsid ja lisakatsed olid slaalom ja sõit, granaadivise. Näiteks esimesel rallil oli ka kummivahetus aja peale. Lisakatseteks oli näiteks rukkilille sõitmine. Ma ei tea, kas kellegi ütleb see midagi. Tehti niisuguseid autoga, niisuguseid aases, et lõpuks jäi nagu see rukkilill järgi. Pooled autod jäid Tehumardil liivasesse kinni, aga see, kes välja pääses, see oli võit ja muide Sapakas selle minu mäletamist järgi võiteski see muhk ühesõnaga. Siis oli üks huvitav lisakatse oli tagavararatta vahetamine kiiruse peale. See oli tohutu poleemika, sellepärast, et Sigulil oli 4 Bolti vist ja Moskvitsil 5. Ebavõrdses nagu olukorras. See oli suurte protestide küsimus. Saaremaa asukoht nõukogude ajal piiritsoonis tegi ralli korraldamise üsna keeruliseks, sest saarele pääses ju vaid lubadega. Lisaks kulges osa kiiruskatseid samas kandis, kus patrullisid piirivalvurid meie suure kodumaa riigipiiril, kuid ära ei jäänud ükski ralli, müts maha toonaste korraldajate. Stardis Vladivostokist tulnud autod. Need olid 6 aega rongidega sõitsid siia, et sellel võistlusel olla. Ja võt siis oligi, aga me ei jätkanud nagu järgi ja panime edasi ja veel eriti, mis oli siin, ütleme, kui siis selle kooskõlas sai, siis tuli lisaks
näiteks praegu, mis meie nagu superkatse on kogu selle rallil on Kaugatama ja kus otsast hakkame, nii me teda nimetame, kas Mölder või Kaugatama. Seal oli ju piirivalvepatrull, sõitis iga täistund sõitis üle koerakesega ja võt see tuli kooskõlastada, et nad natuke nihutasid omad, et me saime sealt vahelt läbi ja kogu Sõrvesäär käis nii. Nende suurte kõrgete ohvitseridega sai teinekord, no siis juba sai sauna viidud ja Soome saun ja seal nii mõnigi andis oma allkirja, et umbes nemad ütle, mitte siis okei, või nemad ütles, no davai on ju, aga pasleeni ras. Ja nii me siis muudkui panime kogu aeg see pasleeni ras. Eks tegelikult probleeme oli veel teisigi. Paljud neist tunduvad tänapäeva noortele üsna uskumatud, nagu näiteks, mismoodi ei saanud bensiinijaamast bensiini. See oli üks valupunkte meil ja ei olnud kahtlustki, et isegi paar korda meil oli ralli mitte toimumine seoses. Oleks võinud juhtuda, sest lihtsalt ei ole kütust. Sest maakonda oli normid ja tänapäeval räägid, et normid, et nii palju saad kanistri täis, anekdoot. Aga siis oli nii. Ja siis me läksime selle peale, et käisime teistes rajoonides, tõime salaja kanistrite kaupta bensiini. Ja meil oli koha peal oli ka väga hea kütusefirma ja meil oli võimalus see, et kuna siin oli ka linna külje all on Roomassara, seal on praegu veel need vanad mahutid. Siin oli nagu NC, niisugune tagavaraga, sõjaväe tagavara. Ja näiteks me saime ka piirivalve bensiini tagavarast, saime natuke. Jälle tutvused, jälle saunas käigud ja nii edasi. No see on niisugune ajajärk, et praegu, kui tuletab meelde, ei saa aru, et miks pidi nii palju tõmblema niisuguse asja nimel seda kõrvalasja. Oli niivõrd palju ja võt see oligi see põhiline, mis võttis põhiliseks. Saaremaa enda mehe Vello Õunpuu võit 1977. aastal avas aga tulevasele meistrile uksed laia maailma. No eks jah, ja kuna selle Anne Timuskil oli just moment, kus tal oli vaja nii kui uut sõidumeest, siis vestlused hakkasid käima vaikselt. Ja 78 istusime koos Anne Timuski ühte autosse. Tema on kaheldamatult Eesti kõige võimsam rallisõitja olnud. Siis küsitin, aga too nüüd välja, mis siis Märtiniga erinevus on. Kõige lihtsam on see lihtsalt, üks on vanajumala andnud. Vellole andis vanajumal. Ta istus rooli taha ja see, mis mõtleb piruka alustas kõik. Aga Märtin on järjekindel ja tahtekindel ja on trenni pand ja sellega saavutanud. Aga Vello on legend, ta on praegu ka, kui ta käib, tunnevad teda kõik ära. Sõrves sõideti üks aed seal kuskil 30 meetrit maha. Ja me teadsime, et see oli tollal küla nagu Kesimehe aed oli see. Ja siis võtsime kohe lipikoorma peale, eks ole, metsamajandisse läksime siis sinna ja kui ma siis sinna jõudsin, siis mutikene pool tundi sõimas mind kõigepealt, eks ole, siis küsis, kes laia katki sõitis. Ma ütlesin, ta Õunpuu Vello sõitis, kurat, oma küla mees. Siis läks ka hoopis teiseks ja kui ta seda kuulis, et lipiaed tuleb või lipid tulevad kohe järgi, no siis oli juba sõbrad kohe. Vello Õunpuu võidustas Saaremaal veel 1980. ja 1981. aastal. Seega on Saaremaa enda mehe võitude saldo 3. Ainuke mees, kes temast Saaremaal rohkem võidutsenud on Ivar Raida, kuid ennem kui tema juurde jõuame, väike vahelepõige Saaremaa ralli kuulsatele katsetele. Kaugatama või teise nimega Toomalõuka. See on olnud katse, kuhu rahvas on kohale läinud vaatamata sellele, et on olnud varajane hommikutund või et sajab vihma. Sest seal on mida vaadata ja seda katset oskavad hinnata ka sõitjad. Mismoodi aga selline pärl leiti? Otsisime kohta, kus ise trenni teha. Ja siis me leidsime selle mere ääresse, selle lõigu, kus ei olnud põhiliiklust peal ju, sest juba siis oli siit otse sai tulla ja me panime selle kinni ja hakkasime seal ise käima. Sest see oli niivõrd ideaalne treenikoht, eriti see kruus ka praegu täpselt samamoodi. Sest ega need, kes ei ole harjunud sõitma, need kardavad, sest see on nagu jääb, seal on üle 90 kurvi oli selle lõigu peal, kust oli võtta. Ja nii me ta leidsime ja ta on vaieldamatult üks Eesti üks omapäraselt katset, sest ta on ju vaadeldav igalt poolt, ta on lahtine. Ja kui sa siis seal lauluga lähed, ega seal ei pea mitte üks vägi, siis sa lähed.